Tere tulemast Unimaki töökotta. Minu nimi on Tom Skrzensk ja seekord tahan teile tutvustada Rockleri kaubamärgi abivahendeid. In kombineeritud tappide liimimiseks. Kes on kunagi proovinud valmistada mingit kasti ja kasutanud nurkade ühendamiseks just kombineeritud tappe, siis olete ilmselt mõelnud, kuidas seda kokku suruda, kuidas seda klambriga kinni hoida. Sest need tapid tehakse tavaliselt veidi pikemad, et need ulatuksid kasti seinast välja ja saaksite need pärast kuivamist kenasti siledaks lihvida. Seega välistab see klassikalise klambri kasutamise otse nurkades. Ja kui kasutate seda veidi lähemal seina keskosale, siis tekib üsna suur läbipaine ja selles paindunud olekus kuivab ka liim ära ning siis on kast lihtsalt deformeerunud. Kui see jääb avatuks, siis on see pigem esteetiline probleem. Aga hetkel, kui soovite sinna paigutada mingit kaant, olgu see siis pealt või näiteks külje pealt sisse lükates, siis on see juba probleem. Kunagi mõtlesin, kuidas seda lahendada. Mulle tulid pähe just sellised kammid, mis sobiksid täpselt nende tappide vahele ja tavaliste klambrite abil saaks selle siis kokku tõmmata. Ja kui ma avastasin, et keegi teine oli sarnase geniaalse idee nagu mina, kuid lisaks suutis sellega toota ja müüb seda, siis ma tellisin. Kõik 3 suurust. See kõige väiksem on veerandtolline must, hall on 3/8, tolli ja sinine on pool tolli. Kui tollid ei ütle teile midagi, siis piisab, kui meelde jätta, et see on 6,35. See on umbes 9,5 ning see on 12,7 mm. Mul on ka seadmed kombineeritud tappide valmistamiseks lauasael, mis on kohe nende mõõtude järgi tehtud, nii et see ei tekita mulle üldse mingeid probleeme. Nii et milles on see nipp? Nipp seisneb selles, et see hammasratas surub tegelikult nende tappide vahele. Nii et see surutakse ilusti kokku, isegi kui teil on tapid pikemad ja ulatuvad üle kasti seina. Nutikas on see, et see on väljaspool tümar, nii et saate kasutada mis tahes rihmaklambrit. Ja need sälgud, mida siin näete, on algselt mõeldud müntide jaoks, et saaksite sinna mündi panna ja sellega määrata rihma asukoha kõigis 4 nurgas ühtlaselt servast. Ja see vöör ei sobinud sulle. Kahjuks on see tehtud ainult õhukeste müntide jaoks, ainult 1,5 mm, mis võivad olla mingid Ameerika sendid, aga ükski Tšehhi münt sinna ei sobi, nii et peaksite midagi õhukesest plekist välja lõikama. Aga see on lihtsalt abivahend. Võite seda kasutada, aga ei pea. Kui teile tundub, et need abivahendid on üsna lühikesed ja soovite näiteks kõrgemat kasti või kui ühendus tappidega on lihtsalt pikem kui abivahendi pikkus, siis võite neid järjestikku suvalise arvu kokku panna ja need sobituvad omavahel suurepäraselt. See on umbes kõik, mis puudutab neid nurgatugesid. Ja nüüd tahaksin lühidalt rääkida nendest rihmklambritest, mis on samuti Rocklerilt. Ja ma tahtsin neid kohe proovida, kui need mul siin juba olid. Need on põhimõtteliselt klassikalised nailonist, tollised, mis tähendab umbes 25 mm laiuseid, rihmasid või vöösi. Ja kõige huvitavam on ilmselt see hammasratasmehhanism, mis on üsna erinev tavalisest hammasrattast. Muidugi võite ka seda kasutada, kuid sellel on mõned väikesed eelised, mis võivad teid veenda, et sagedaseks tööks on see tüüp võib olla parem. Esiteks, te ei keera ümber seda vaba otsa, vaid kindlat otsa. Vaba ots tõmmatakse läbi iselukustuva kinnituse, nii et saate selle käsitsi pingutada sellise tugevuseni, et see iseenesest üsna hästi püsib. Ja alles, siis pingutate selle lõpliku tugevuseni rätsiga. Samal ajal saab seda väga kiiresti lahti lasta, sest piisab, kui iselukustuvat kinnitust vajutada ja kohe on see lahti. Te ei pea millegagi vaeva nägema ega vaba otsa, lahti harutama ja nii edasi. Ja lõpuks on eeliseks ka see, et sellel on lamepõhi, mis vähendab kasti kahjustamise riski. Kui teil on siiski väga tundlik pind, siis saate juurde osta spetsiaalsed pehmed alused, millel on ka kummistaas, kuhu saate hoiustamisel kinnitada, kokku pandud rihma. Aga see pole kindlasti kohustuslik, see toimib ka ilma selleta. Klassikalisel pingutusratsal on all teravad servad, mis võivad pinda kahjustada, kuid ka sinna saate loomulikult valmistada kaitsevoodri. Niisiis kokkuvõtteks. Need nurgatööriistad on kindlasti suurepärased ja kui keegi liimib neid ühendusi suuremas mahus, siis kindlasti kasutab neid.
Need vööglambrid on rohkem nagu kirstordil. Mulle meeldivad need, nendega on hea töötada, kuid need ei ole kindlasti tingimus, et midagi sellist valmistada. Piisab ka tavalistest rihmadest, nii et see sõltub ainult teist, kuidas otsustate. Linke kõikidele toodetele leiate video all olevast kirjeldusest. Aitäh, et vaatasite ja ootan teid järgmises Unimaxi töökoja videos.